Sel korral Porsche. See ei ole esimene kord, kui me Porsche videos on, küll aga see on siis põhimõtteliselt see Porsche, mis aitas kogu brändi rahalistest muredest välja. See oli esimene kord, kui Porsche otsustas teha maasturi ja proovida sellega siis turgu. Ja suuresti tänu sellele samale maasturile, või mitte sellele konkreetsele, aga sellele siis generatsioonile. See on siis facelift 955 generatsioonist, ehk siis see on 957 Cayenne Turbo või Turbo S, kahjuks täpselt ei ole teada. Sõltuvalt nüüd siis kumb ta reaalselt on, tal on 368 kilovatti või 404 ja väidetavalt ka eelmine omanik on sellele jõudu natukene juurde keeranud, sest 400 kilovatti siukse Porsche jaoks tegelikult vist ei ole piisavalt. Aga mis ma mõtlesin selle all, et see auto siis pääsis Porsche, ongi see, et kuna Porsche otsustas teha siis nii-öelda SUV, sport SUV, nad suutsid sellisesse suurde keresse panna mootori, mis kiirendab 0-100 circa 4 sekundiga. Ja tänu sellele siis ongi meil AMG, Mercedes maasturid, X5M-id, X6M-id, et kõik siuksed suured nii-öelda kõrge jõudlusega maasturid on tänu sellele autole tulnud ja see auto üsna kiiresti müüs rohkem Porschesid kui siis 911. Ehk siis Cayenne'is sai üsna kiiresti kõige populaarsem Porsche, mida Porsche üldse pakkuda suutis sel hetkel. Ja nüüd need jõunumbrid on omakorda veel hullemaks läinud. Seal on Cayenne Turbo SE hübriid, millel on 500 kilovatti on praegu olemas. Ja need on tõesti, need on väga-väga erilised autod. See ei ole mitte kuskilt otsast mõistlik auto. Tal on 4,8 liitrine V8 2 turboga. Ta keskmine kütuse kulub circa 20 liitrit 100-le. Aga samal ajal ta on ülihea automaastikul. Neid praegu paljud, kes ostavadki näiteks kas siis diisli või lahjema bensiini 4-liitrise V8, naljakas öelda lahjem bensiin 4-liitrise V8 kohta ja ehitavad ka need nii-öelda overlanderiteks. Natukene muudetakse esistanget, tehakse need kõrgemaks, sest nad on tegelikult maastikul üli hästi hakkama saavad autod. Aga jah, samal ajal ta ongi siuke, kui sul kütuse kulub väga ei koti, siis ta on ülihea pereauto, sest et ta tõesti on mugav ja nagu ütlesin, ta on ülihea maastikul ja samal ajal ta pakub ka sõiduelamus, sest see jällegi see heli, mida see auto teeb, see on lihtsalt vapustav. Kui sa tahad olla sama jõuline, energiline, siis kindlasti proovi Brite'i. Brite on siis looduslik energiajook. Tal ei ole lisatud mingisugust keemiat, ei ole lisatud suhkruid. Tal on siuke päris pikk nii-öelda välp, mis jooksul see nii-öelda lisaenergia sul süsteemis on. Siuke 4-5 tundi umbes, tavaenergiajookidel on see võib-olla 2-3 tundi. Ja see tuleb üsna kiiresti ja kukub ära hästi kähku. Brite'il seda ei ole nii-öelda seda sugar crash'i, kuna ei ole lisatud suhkruid. Ehk siis kindlasti mine briterings.com, pane sooduskood VAIN või siis lihtsalt mine briterings.com ja pane /VAIN, siis juba sooduskood on aktiveeritud. Sooduskood annab -25%. Seekord siis siuke Raspberry Mint. Õues on 23 kraadi, suvi on lõpuks Eestisse jõudnud ja päris mõnus värskendav on. Et kindlasti mine proovi ise ka järele. Aga ma arvan, et ega siin muud midagi ei ole. Vaatame, mis salong endas kujutab ja siis lähme teeme juba sõiduklipid ka. Salong sellel Cayenne'il on väga-väga kena. Ütleme, ta on praeguseks 18 aastat on auto ja siin on igal pool ainult premium. Sul on armatuur on nahast. Sul on igal pool siuke kreemias, pruunikas salong ja kõik need siuksed väiksed hallikad detailid minu arust annavad ka päris palju juurde. Keskel käigukangi juures on Cayenne kirjas, et seal ikkagi meeles oleks, et sa istud Cayenne'is. Sul on siin eraldi reguleerimiseks siis auto kõrgus, vedrustuse pehmus, kas sa tahad sporti, kas sa oled maanteel, kas sa oled mägedes. Et juba see näitab ära, et selle autoga saab suht kõike teha. Rool on omamoodi siuke teistsugune tänapäeva mõistes, et tal sellel autol siit nuppudelt on need ikoonid maha kulunud, aga kuidagi jääb mulje, siia peaks põhimõtteliselt näpu panema, siuksed välja lõikad on. Ja samas, kui muidu oleme harjunud, et on labad käikude vahetamiseks, siis siin on mõlemal poolt saad sa samamoodi, kas siis käigu üles või käigu alla vahetada. Üldiselt tegelikkuses kogu see salong on minu arust päris hästi aegunud. Et jah, istmed võib-olla natukene on kulunud, aga samas nad on ülipehmed ja hästi siuksed mugavad istmed. Ja samal ajal mingid asjad on jätkuvalt Cayenne'ides olemas. Näiteks
need samad kohad, kus sa kinni hoida, kui sa lähed kuhugi maastikule, et ikkagi kuhugi sa ära ei lendaks. Ja samas, kui ma nüüd selle seljas elan, siis mitte kusagil ei ole mitte mingit krigina, mitte mingit kräginaid. Arvestades selle auto vanust, see on minu arust suht üllatav tegelikult. Jah, salongis näiteks katuseluugil on mingi mõrad, aga no see on lihtsalt ajaga tekkinud, sinna ei suuda midagi teha. Ja samas nagu see lagi, see on ülimõnus materjalist. Ja kõik on ikkagi siuke premium, ka siin üleval. Sul on eraldi võimalik siis panna külje peale päikesesirm ja lisaks teine veel alla. Kahjuks tal ei ole siin, muidu on olnud, aga sellel autol siin enam ei ole. Tal on ka eraldi olemas see pisikene päikesesirm, nagu meil oli siis sellel Mercedesel, mis me filmisime. Et kõik on ikkagi igapidi õhkab siukest luksust. Pannipaikasid on ka mõned, see peaks lahti tõmmagi tule. Siin ees on siuke väikene süvend, kuhu saad asjad panna. Siin on siuke väikene klapp. Siis siin on suur siukene ava, kuhu asjad panna. Ja idee poolest saab siia ka hova. Vot, Cayenne. Ja teise pool ikka ilusti Porschega kirjas. Aga see on siuke veider telefon. Sul on eespool on display ja numbrid, aga teisel pool on siis kõlar ja mikrofon. Ehk siis sõidadki siin, istud ummikus, midagi teha ei ole, helistad enda, ma ei teagi, finantsanalüütikule, et osta Apple'it, osta Microsofti. Ja siis ostad järgmine aasta nendel uue Cayenne'i jälle. Et siuke väga mõnus, väga lahe salong on ja nagu tavaliselt meil on siis võti käib siit poolt või siis on siin nupp. Sellel on täpselt teisel poolt, sest ta on Porsche, ta on omamoodi. Aga vaatame, kus taga on. Taga nüüd, kui lihtsalt seda salongi justkui väljaspoolt sisse vaadata, siis ei tundu, et ruumi oleks väga palju, aga ma võin kinnitada, et ruumi on omajagu. Ma olen 1,82 m pikk, esistaja minu istumispositsioonis. Mul on põlvedel päris hästi ruumis, siin on ka pisikesed süvendid, kuigi olgem väga kedagi ei aita. Ja jalad saab osaliselt ka esiistma alla liigutada. Kui nüüd katuseluuk kinni on, siis see salong üldiselt on üsna suur ja siin isegi tekib veits kaja. Siuke huvitav tähelepanek. Istmed ka taga on hästi mõnusad pehmed, et siin see iste, nagu reaalne iste, kus sa istud, väga pehme ei ole, või võrreldes siis keskmise istumiga, mis, ma ei tea, see on nagu padi. Ja samuti saad ka siis siit eraldi üles tõmmata kogu selle istme osa. Ma ei tea, miks, võib-olla midagi siia alla peita. Eks igaüks teab ise, mida ta sinna peita tahab. Et siin on ka siuke, ütleme siis omamoodi siuksed huvitavad nüansid on siin salongis. Taga on siis eraldi ventilatsiooniavad, sul on eraldi istmusõendused, mida õnneks praegu vaja ei lähe. Ja lõpuks ma leidsin siit autost topsihoida, sest et sellel autol on ka mingi allergia topsihoidjate vastu. Need on peidus siin samas. Võiks eeldada, et nad tulevad käetoe seest välja. Käetoel võiks ka tegelikult mingi riba siin olla, et kus kinni võtta, sest praegu sa võid näpud siia vahele suruma ja sikutama. Et käetugi on tegelikult üsna mõnus. Natukene kõvemapoolne, aga täiesti kasutatav. Ja tal on siin siuke sametist lihtsalt sahtel. Et natuke huvitav paigutus, et tänapäeval on siis kas sa vajutad siia või on juba siis sisse lõigatud need topsihoidjad, aga samas jällegi, nad on siin all olemas ja omamoodi tegelikult loogilisem, sest oletame, lähed Maci Drive-inni, sul on siin purk, sul on siin friikad, väga ebamugav on siit seda jooki võtta. Jah, sa saad just rüübata siit, aga see on kuidagi loogilisem, et võtad ja paned siia tagasi. Ja üks veider asi veel on mõlemal tagaistmel või tagauksel on siin sisse ehitatud uksele on tuhatoos. Teine on siis seal kõrvalistujal või tagumisel kõrvalistujal. Ma ei tea jällegi, oletame sa teed siin autos suitsu, aga kui mugav sul on sinna seda raputada, et ei ole suitsetaja, ei tea. Et aga üldiselt kõik need premium materjalid, kõik ilusti jätkub siia taha ka ja päris mõnus, kuna see panoram katus on jällegi päris suur, siis siuke hea avar salong on ja klaasid on ka päris suured ja vaatame, ma usun, et lähevad ka täiesti alla välja. Ei lähe. Selles suhtes piisavalt lähevad lahti. Et kui väga palav on, siis saab siit tagant ka neid ilusti lahti teha. Aga vaatame, mis seal pagassis on. Pagassis seda ruumi tundub ka, et isegi on omajagu, et ikkagi pereauto ja maasturi. Nii, pagass, muidu neil osadel käib lahti siit ülevalt ka, aga sellel on see natukene temperament, ei taha töötada. Aga pagass on elektriline, paistab selle lava järgi, et on võimalus ka siis tavalise manuaalsele. Ja tegelikult ruumikust on omajagu, jällegi väga kõrgele ta ei lähe.
jah, ütleme, üks kott mahub ilusti ära. Ja samuti on siis ka võimalik siia alla midagi võib-olla peita. Siin on isegi varuratas olemas, mõned tööriistad. Siin nii-öelda pagassis on tegelikult, kõik on siuke riidest. Okei, siin isegi nahka ei ole, ma just tahtsin öelda, et väga veider, et siin ka nahka on. Aga see on siuke plastik, sest pagassis ikkagi paned asju, mis võivad kriipida. Ja igal pool on siuke riie ja ikkagi üsna siuke premium salong on. Ja siis istmed käivad alla, kui siit seda kangi külje pealt liigutad, siis saad alla lükata. Et jah, ruumikust on nagu omajagu. Väga palju mingeid funktsioone tegelikult ei ole. Konkse ma nagu isegi ei näe väga. Siin maa see või põrand sees on. Ja siin on ka siis 12 voldi nii-öelda see väike pistik, aga üldiselt jah, ütleme, asjad saab ilusti veetud. Kui lähedki perega kuhugi maamajja, siis ma arvan, et on täiesti viisav. Nii, vaatame, kuidas see Porsche sõidab. Selles suhtes, kuna ta on ikkagi maastur, kõrge auto, siis sõidupositsioon, istumispositsioon on päris hea. Siuke mõnus kõrge, näed kõigist üle. Et see Terramar, mida me filmisime, see oli ka siuke juba maasturi poole, aga kui võrrelda autode kõrgus, siis ikkagi see Cayenne on oluliselt kõrgem. Kõik kogu see salong tekitab ka siukse mõnusa, siukse premium tunde. Kõik need materjalid, kõik see lagi, armatuur on nahast ja nii edasi. Et tegelikult vaadates, et sellised autosid praegu saab juba alla 10 000 euroga kindlasti. Küll aga sa pead arvestama, et siin on oma ja asju, mis võivad valesti minna. Siis tegelikult selle raha eest siin on autod rohkem küll. Ja kui sa oled valmis siia kogu aeg lihtsalt kütust sisse panema, sest et praegu ma panin siia circa 25 euro kütust lihtsalt huvi pärast ja ma arvan, et me saime reaalselt, me oleme napilt veerand paagi juures ja enne seda kütuse tuli põles. Ehk siis sa ei saa väga midagi selle raha eest sellel autol. Et sa pead ikkagi arvestama siin see paagi täis, ma arvan, circa 100 euri praeguste kütusehindadega ja vaadates, kui kiiresti ta seda rüüpab, siis sa oled tanklas suht tihti. Aga jällegi, ma ütleks, et kui see võimalus on olemas, siis see auto on ülimõnus. Tal on heli on lihtsalt vapustav, siuke hästi madal, hästi siuke kurgupõhjast, siukene urin ja siuke lörin. Et ei ole nagu tavaline sportauto, ongi siuke, sa kuuled tagant seda summuti heli ja eest siis seda, kuidas mootor töötab lihtsalt, kui gaasi on, et siukest hästi madalat ja hästi kurja häält. Et kohe läheme nüüd maanteele siis. No praegu. Ma ei ole kindel, kes seda on nagu mikrofoni kuulda, aga tõesti see hääl on ikka mõnus, hästi siuke mehine hääl. Sellisel hetkel see kütusekulu õnneks või kahjuks läheb meelest. Sest tõesti, see on mõnus. Ja samal ajal oletame näiteks eladki kuskil metsa vahel, siis sellega pole probleem ka sealt läbi saada. Et tõesti maastikul saab ta ka väga hästi hakkama. Vedrustus muidu on hästi mõnus pehme. Sellel autol läbisõit 280 000. Ta on natukene elu näinud. Katusluugis on mingid väiksed mõrad, mis siin ajaga on tekkinud ja samas kui autot väljast vaadata, ei saa arugi, et nii palju oleks sõidnud, sest tegelikult ta näeb üllatavalt sile välja ja siuke üsna eeskujulik. Ja mootor on küll välja vahetatud mingi aeg, seega täpselt mootori läbisõitu ei tea. See mootor töötab päris ilusti ja see heli tõesti, mida ta teeb, on ikka ülimõnus. Et ta on siuke mingil määral nii-öelda incognito auto, sest neid on päris palju. Aga samal ajal, kui kelleski mööda sõidad, siis mõni inimene vaatab järgi küll, et mis kuradi asi siukest müra tegi praegu. Et ta on jah siuke mõnus kahe vahel, et Porsche üldiselt on pigem siuke rahva auto tänapäeval. Et siukseid Panamerasid ja Cayenne sa näed juba peaaegu sama palju kui Passateid Tallinna linnapildis. No nii, kokkuvõttes Porsche Cayenne Turbo. See on siis 2007 aasta lõpp, ehk 2008 aasta mudeli aasta. Tundub siuke päris mitmeotstarbeline auto. Nagu näha, siis natukene valutab mägesid, kiirendab päris edukalt.
heli on päris mõnus ja samal ajal ka ruumi on omajagu. Ainus siuke nii-öelda ohumärk või nii-öelda hüüumärk ongi see, et kuna need on vanemad autod, siis absoluutselt kõik nupud näpi läbi. Kui kunagi endale siukest autot ostma lähed, tal on väga palju elektroonikat, tal on suur võimas mootor ja samal ajal see mootori ruumi tegelikult midagi teha on väga vähe. Ehk siis ka mootori seisukord tasub kindlasti üle vaadata. Jällegi, kuna on tegu vanema tehnoloogiaga, siis käigukost on natuke uimane, aga see on üldiselt eeldatav. Nagu ikka siis siukse mootori puhul kütusekulu väga suur. Et kui sa sellest suudad mööda vaadata, siis see on ülihea siuke nii-öelda all-round, siuke absoluutse masin, mis suudab kõike teha. Ja no Cayenne Turbo on sul siin tagakirjas ka, no see on omaette lahe siuke touch. Ja turbo on normaalsele autole pandud, mitte nagu tänapäeval me paneme elektriautodele turbo miskipärast sinna taha, ma ei tea täpselt miks, neil ei ole turbosid, aga see on omaette teema. Ja üldiselt mulle meeldib, kuidas see auto on kokku ka pandud, nüüd need väljad sobivad siia ülihästi, nad on natuke rohkem väljaspool ka ja nad mingil huvitaval moel toovad ka kogu selle auto nii-öelda natukene rohkem tänapäevasesse maailma. Et kui siin oleks need originaalväljad, siis oleks aru saada, et see on siuke 2007-2008 aasta auto. Aga kuna tegelikult disain ei ole väga palju muutunud neil, siis nende velgedega pakuks võib-olla siuke 2010, võib-olla kuni 2012 aasta auto isegi. Ja tegelikkuses, nagu ütlesin, siis salong on säili minu arust päris hästi. Ainus mureallikas ongi see katusoluugi paneelid, et need on natuke mõranenud. Aga ülejäänud asja ma ütleks, et tegelikult on päris ilusad ja siiamaani väga premium materjalid. Et jah, selles suhtes, kui endale soovib mingit sellist autot, siis kindlasti soovitan proovida. Ja kindlasti oleks vaja siis eelnevalt teha ostuelukontroll, sest nendel autodel on asju, mis võivad valesti minna. Aga siinkohal sooviks tänada selle auto omaniku Saskiat. Suured tänud sulle, Saski, et selle auto meile videosse usaldasid. Kui ka sul on mõni huvitav auto, mida sa soovid, et Vine Visual tutvustab, siis saada meil vine.visual@gmail.com või siis Instagramist, Facebookist leiab meid kasutaja vine.visual alt, võite vabalt sinna kirjutada. Samuti ära unusta Brighti, ilmad on ilusad. Mine võtta endale väike siuke energiline värskendus, brightrings.com/vine või lihtsalt brightrings.com ja sooduskood Vine, saad 25% alla. Selle autoga jälle omanik jõudis selle enne meid ära pesta, aga pese ise, meie kanali sponsor, mine käiga pese isest läbi. Neil on pesulaid igal pool, mitte ainult siin Tallinna külje all, et ilmad on ilusad, mine loputa enda auto puhtaks, on ilusam endal ringi sõita. Aga eks me näeme juba järgmine kord, mis me siin kanalil jälle on. Tšau!